alustame siis päeva ja alustame päeva päeva heaks läbielamiseks väikeseid niisuguseid jalgade, käte jaoks ja keha jaoks harjutust, et nad liiguksid ja mul kenasti vastu peaksid õhtuni. Nii, esimene tuleb rahulikult, et kas põlved on korras. Nii. 1, 2, 3, 4, 27, 28, 29, 30, 31, mul läheb vahest kogemata mõni üle 32, 3, no aitab, see 30-st aitab, vahest tuleb üle normi natuke mõni. Nii, nüüd tuleb järgmine harjutus. Nii, tooli tõstame eest ära. Hoian ruumi vähe. Siia, toeks. Kindlam seista. Ja ahso, võtame ühe süssi jalast ära, see lendab kaugele. Minema. Nüüd tuleb niisugune harjutus jällegi 30 korda. Jalg hakkab niimoodi käima. Nii, 1, 2, 3, 28, 29, 30. Nii, üle normi ka paar tükki. See harjutus sai sellega nüüd korda. Hästi, kõik läks hästi. Käed jalad on korras, tundub. Nii, nüüd tuleb järgmine harjutus. Järgmine harjutus on sellises asendis. Siia paneme, jälle tuleb tugipunkt. Sussi vast ära, et see ei lendaks kaugele. Nüüd läheb jälle otsast peale, jälle 30. Nii, 1, 2, 3, 4, 28, 29, 30, 31, 32. Väikse ülenormi ka, normi ületamise. 32. Nüüd võtame väikse teistpidi seisaku ja läheb teise jalaga sama harjutus, samasugune harjutus 30 korda. Nii, teeme kätega väikesed proovid ära. Mul on see õla natukene on vahest niisugune valusavõitu kipub olema, aga no teeme ära. Küll ta läheb ehk mööda siis. See valu. 1, 2, 3, 30. 1, 2, norm ületatud. Nii, ei olnudki valut seekord. Mul vahest hommikut kipub õla valus olema. Läks hästi. Nii, nüüd läheb kohe, proovime, mis teine käsi teeb. Selle samase vasakpoolse käega vastupidised ringid tulevad teha mõlemi käega. Nii, teeme nii. Jälle 30. 1, 2, 3, 4. Järgmine harjutus oleks siis niimoodi, teeme selle juhtimiskeskusega, mis asub minul pihas. 27, 28, 29, 30, 31, 2, ahah, 2 jah, ei palju üle ei lase, aitab küll. Nii, 32. Nüüd on siis need harjutused tehtud. Nüüd panen, et natuke lihaseid lõdvestada ja rahustada seda olekut, panen enda voodisse pikali umbes nii 5 minutiks või 10 minutiks. No. Nii, vaatame siis, mis selle kellaga saab. See on tähtis asi. Ilma selleta ei saa seda nii peenikest asja õieti ei paista ära, ei paista silma kõik. Nii väikese käekelladel on detailid nii väikesed, et tingimata peab olema see optika, mille läbi, mis suurendab. Ja siis saab alles hakata tegutsema. Nii, see on
patarei, kvartskell, patareiga kell, no ja, patarei on tal tühi, see on välja võetud. Nüüd tuleb poes käia, poes toome uue patarei ja paneme tema siia paika. Kapsel oli vist kuskil ka, on käepärast, vaatasin, et nagu oli, siin ongi jah. Vaata, kus ma siit on, huvitav oleks näidata, mis siin olid. Nii palju, et ei jõuagi. No siin on väikesed pudelid, kus kõik tagavara osad on paigutatud ja siin on hoiul. Siin on väikesed rattakesed väikeste kelladele. See on, peaks olema võib-olla isegi siit. Noh, on nähtav ka. Et on olemas, siis ma vaatan siin veel mõned, mis ma saan näidata niisugused. Vaat siin on jälle natukese suuremate kellade osad. Siin nad seisavad korralikult, puhtas, kuivas ja kui on remondis vaja, siis saab siit otsida jälle ja panna kella sisse, saab panna kella käima. Vaat siin on need piisikesed, nagu kirbud siplevad siin, kruvid, väikeste kellade käekellad, niisugused kruvikesed, millega kella osad kokku keeratakse. Noh, siit paistab, nii nad siin pudeli sees on. Vaata, kui ma kodus olen üksinda elan, siis on üksinda elamisel, kui mitte midagi erilist teha ei ole, siis on väga raske elada, elu läheb õudselt raskeks ja igavaks. Ja niisuguseks, et ei ole hea olla. Ja tulin vaatama, et siia kogukonnakeskuse juurde ja siin asutati kohe, SRIK oli üks põhiline, SRIK lühend, säästva renoveerimise infokeskus. See, mis tegeleb vanade hoonete ja vanade ehitiste igasuguste elumajade kõik, nende hooldamisega, vanade korrastamisega, uuesti ülesehitamisega, kui nad on vanad ja lagunenud. Vabalinna maja on meie keskuse uus nimetus. Ja siis põhiline, miks ma käin siin teiste inimeste hulgas, saab koos tegeleme palju asju, teeme, õppimine on siin seltskondadega koos, õpihuvilistega ja ma tunnen, et ma olen inimeste hulgas ja mul ei ole kunagi igav. Kodus ma üksinda ei saaks mitte kuidagi elada, aga see on see põhiline, et miks ma siin käin ja siis saan ja kõik need, millega siin tegeldakse ja need on huvitavad, mind ka huvitavad ja ma ise püüan ka õppida kõike, mis ma vähegi siin võimalus on ja see on siis põhiline asi, miks ma selle, et ma leidsin, oli vajadus ja et ma leidsin, see oli ka õnn, see on hea koht, siin ma käin päris hea meelega. Nüüd
sellised kammukildes meil peaaegu iga päev peab elama. Võtame siis mõõduriista. Ma ei tea, mis me mõõdame seda. Me mõõdame siis ühte asja. Pildi ka ette panen, muidu ma ei saa siin midagi. Ja prill on taskus. Sama juppi ja niukest 32. Paneme seda peale. Või 12. Rändaja tee, kui kaua tal jääb kõndida veel, Ei seda tea, kus lõpeb see tee, kas aimab ta, mis ootama sees. Mis ootama sees on rändaja teel, lõputa teel, on rändaja teel, kui kaua veel, rõõmu ja kurbust võib kohata ta. Lõppu või algust ma ilma pääl. On jalad väsind ja räävaldunud riided, kuhu ta viisid need päikesekiired, On rändaja